täna on palju tegemist. Mis on esimene plaan? Ma arvan, et kõigepealt peaksime koristama tuba. Aga ma tahtsin kõigepealt poodi minna ja osta toitu. Kas me ei võiks seda enne teha? Hästi. Käime poes ja siis teeme kodu korda. Sobib. Pärast koristamist võiksime süüa teha. Jah, ja pärast sööki läheme vanavanemate juurde külla. Hea mõte. Aga ära unusta, et peame ka apteeki minema ravimeid ostma. Okei, käime apteegis enne, kui läheme vanavanemate juurde. Ja õhtul saame lõpuks rahulikult istuda ja rääkida. Täiuslik. Nii on kõik asjad tehtud ja meil jääb aega puhata. Hei, Marko! Homme on Laura sünnipäev. Kas me juba teame, mida talle kingime? Tere, Anna. Ma arvan, et me võiksime talle kinkida raamatuid. Ta armastab lugemist. Jah, see on hea mõte, aga ta sai jõuludeks juba mitu raamatut. Võib-olla seekord midagi muud. Okei, kuidas oleks rahaga? Siis saab ta ise valida, mida ta tahab. Ma ei ole sellega päris nõus. Raha on praktiline, aga võib-olla liiga isiklik. Nii on. Äkki ostame kinkekaardi. Ta saab ikkagi ise otsustada ja kingitus tundub erilisem. Nõus. See on hea lahendus. Aga mis poest? Riidepood või kosmeetika? Mina arvan, et riidepood. Laura meeldib mood ja ta kannab alati ilusaid pluuse. Kas arvad, et suva kinkekaart oleks tore? Jah, see on hea mõte. Ta on viimasel ajal palju töötanud ja vajab puhkust. Kas ostame ka väikese parfüümi juurde, et kingitus oleks isiklikum? Jah, see sobiks väga hästi. Okei, teeme nii. Kingitus ja spa kinkekaart. Ja pärast sünnipäevapidu sööme koos perega, eks? Jah, kindlasti. Mulle väga meeldib, kui kogu pere saab kokku ja sööb head toitu. Nõus. See on alati parim osa sünnipäevast. Tere, Marko! Ma mõtlen, mida täna õhtusöögiks süüa. Kas tahaksid pitsat? Tere! Pitsa on hea mõte, aga ma sõin eile pitsat. Võib-olla proovime midagi muud. Okei, kuidas oleks sussiga? See on kerge ja tervislik. Ma ei ole kindel, mulle sushi väga ei meeldi. Pigem pasta. Pasta on ka hea mõte. Aga see on raske toit. Ma tahan täna midagi kergemat. Nii on. Võib-olla siis värske salat. Nõus. Salat oleks hea eelroog, aga midagi sooja võiks ka olla. Grillkana või kala? Jah, grillkana sobib suurepäraselt. Ja ehk kartulit kõrvale. Okei, teeme kana. Aga ma tahaksin ka väikest burgerit hiljem. Burger? See pole väga tervislik. Arvad magustoidukst? Ja magustoiduks võiks olla värsked puuviljad. Täiesti nõus. See on koik. Salat, grillkana ja magustoidu. Tore. Tonan. Tere, me peame otsustama, kas me kolime linna või maale. Tere, Anna. Mina arvan, et linn on parem, seal on töökoht lähemal ja palju rohkem poode ja restorane. Ma ei ole sellega nõus. Mulle meeldib maaelu. Seal on vaikne, värske õhk ja rohkem ruumi lastele mängimiseks. See on tõsi, aga linnas on hea ühistransport ja me ei pea autoga igale poole sõitma. Õige, aga korter linnas on väiksem ja kallim. Maja maal oleks suurem aiaga. Aga kas me tahame osta või rentida? Mina eelistaksin alguses üürida korterit, et näha, kas meile sobib seal elada. Mina tahan kohe osta maja, sest me ei pea igal aastal kolima. Kui me ostame, siis peame kolimiseks suure auto rentima ja kõik asjad kaasa võtma. See on kallis ja väsitav. Jah, see on tõsi, aga pärast on meil oma kodu ja me tunneme end kindlamalt. Nii on. Teeme kompromissi, proovime linnas korterit üürida 9 aastaks ja kui meile meeldib, siis ostame maja. Nõus. See on hea plaan. Meil on aega otsustada ja teha õige valik. Tere, Marko! On aeg planeerida meie puhkust. Millisesse linna me lendame? Tere! Mina arvan, et me võiksime minna Pariisi.
ma tahaksin näha Eiffeli torni. Pariis on ilus, aga seal on palju turiste ja hinnad on kallid. Ma eelistaksin minna Barcelonasse. Seal on päike ja rand. ma ei ole kindel, mulle ei meeldi liiga kuum ilm. London oleks parem, seal on palju muuseume ja huvitav ajalugu. Aga Londonis sajab tihti vihma. Ma tahan sel korral sooja ilma ja puhata rannas. Okei, kuidas Berliiniga? Seal on hea toit ja palju huvitavaid kohti, näiteks Berliin värav. Jah, Berliin on huvitav, aga ma olen seal juba käinud. Rooma oleks tore, sest seal on Kolosseum ja vana ajalugu. Nõus, Rooma on väga ilus. Aga kas me jõuame kõik need kohad läbi käia? Meil on ainult nädal aega. Teeme kompromissi, lendame Rooma ja teeme ühepäevase reisi ka Barcelonasse. Nii näeme mõlemat kohta. Väga hea mõte. Paneme piletid kinni ja broneerime hotellid. Suurepärane, see saab olema meie parim puhkus. Tere, Marko! Kujuta ette, meil on 1000 eurot. Kuidas kulutada? Tere, Anna. Mina arvan, et ostame uue sülearvuti. Me vajame seda töö ja õppimise jaoks. Sülearvuti on oluline, aga ma tahan minna reisile ja puhata nädalavahetusel. Ma ei ole kindel, reis on kallis. Pigem säästame osa tuleviku jaoks. Nõus. Säästmine on tark, aga natuke võiks kulutada ka lõbutsemiseks. Näiteks spaapäev või peole minek. Spaapäev kõlab hästi. Aga me võiksime ka midagi praktilist osta, näiteks uus jalgratas. Siis saame rohkem liikuda ja olla terved. Hea mõte. Jalgratas on kasulik. Aga mul on ka uus kleit vaja praegu. Riided on okei, aga ära kuluta kogu raha. Me võiksime ka väikese osa jätta telefoni uuenduseks. Okei, teeme nii. Ostame sülearvuti, natuke riideid, läheme spaasse ja paneme osa raha hoiupurki. Suurepärane plaan. Nii on meil nii rõõmu kui ka tulevikuks sääste. Tere, Marko! Mis me nädalavahetusel teeme? Tere! Mina arvan, et võiksime minna kohvikusse. Seal on uus kook, mida ma tahan proovida. Kohvik on hea mõte, aga ma eelistaksin minna parki jalutama või rattaga sõitma. Ilm on ilus. Jah, see kõlab hästi. Aga äkki läheme enne jõusaali? Me pole ammu trenni teinud. Ma ei ole kindel. Ma tahan pigem lõõgastuda. Trenni võib teha järgmisel nädalal. Okei, siis park on parem. Aga õhtul võiksime sõpradega kohtuda ja pubisse minna. Ma ei taha pubisse minna. See on liiga lärmakas. Pigem võiksime koos kodus süüa ja juttu rääkida. Nõus, see on hea mõte. Aga pühapäeval võiksime planeerida väikese reisi, näiteks minna linnast välja. Jah, see oleks tore. See annab uut energiat enne töö- ja koolinädalat. Väga hea. Nii et plaan on laupäeval kohvik ja park, õhtul sõbrad koju ja pühapäeval väike reis. Nõus. See kõlab nagu ideaalne nädalavahetus. Tere, Marko! Nädalavahetus on tulekul. Mida me talvel teeme? Tere! Mina arvan, et võiksime minna sauna. See on hea viis soojaks saada. Jah, see on hea mõte, aga mina tahaksin hoopis uisutada. Ilm on ilus ja uisuväljak on avatud. Ma ei ole kindel, uisutamine on tore, aga ma olen rohkem suusatamise fänn. Suusatamine on ka vahva, aga see on väsitav. Ma eelistaksin pärast uisutamist soojateed juua ja puhata. Okei, aga kuidas lumeinimese tegemisega? See on lõbus ja lastele meeldib. Nõus, aga mul ei ole väga tuju lumememme teha. Võiksime lihtsalt pargis jalutada ja lund nautida. Jalutuskäik on hea, aga ma tahaksin pärast minna ka kuuma vanni või spaasse. See on suurepärane mõte. Spa aitab lõõgastuda. Aga õhtul võiksime kodus filmi vaadata. Jah, see on ideaalne. Nii on meil nii tegevust õues kui ka puhkust toas. Nõus. Teeme siis plaani, uisutame ja jalutame, käime spaes ja lõpetame õhtu filmiõhtuga. Mida sa tavaliselt nädalavahetusel teed? Mulle meeldib vaadata Netflixist filme või seriaale, eriti komöödiaid. See aitab puhata.
mina ei ole nõus, ma arvan, et liiga palju ekraaniaega pole hea. Ma eelistan kuulata muusikat või mängida jalgpalli. ma saan aru, aga pärast tööpäeva on mõnikord liiga väsinud, et midagi aktiivset teha. Jah, aga väike jalutuskäik või sport annab rohkem energiat kui teleri vaatamine. see võib olla tõsi, aga filmid ja superkangelased on põnevad ja aitavad unustada argipäeva muresid. See on ka hea argument. Aga kas sa ei arva, et kontserdil käimine annab rohkem emotsioone kui filmi vaatamine? Võib-olla, aga kontserdipiletid on kallid. Netflix on odavam ja saad valida, mida tahad. Õige, aga sõpradega koos jalgpalli mängimine ei maksa midagi ja on lõbus. Okei, nõus. Ma arvan, üks päev film ja teine päev sport. Täpselt. Nii on keha ja meel mõlemad rahul. Kuidas sa tavaliselt tööle lähed? Ma sõidan tavaliselt elektritõukerattaga, see on kiire ja mugav. Ma ei ole nõus, see on ohtlik. Eelistan jalutada või sõita bussiga. Buss on hea, aga mõnikord liiga aeglane ja täis inimesi. Tõukeratas säästab aega. See võib olla tõsi, aga vihmase ilmaga on tõukerattaga väga ebamugav. Jah, ma tean. Siis kasutan rongi või taksot. Rong on minu arvates kõige täpsem. Ma olen osaliselt nõus. Rong on täpne, aga mitte alati mugav, kui elad kaugemal. Siis on hea lahendus jalgratas. Sellega saab liikuda kiiresti. Õige, aga talvel on rattaga ohtlik sõita. Ma arvan, et kõige parem on ühistransport. Võib-olla. Aga mina eelistan liikumist, mis annab vabaduse ja ei sõltu graafikust. See on hea mõte. Oluline on, et kõik liiguksid turvaliselt ja mugavalt. Täiesti nõus. Turvalisus on kõige tähtsam.